Istus kord vaene talumees õhtul kolde ääres ja kohendas tuld. Naine ketras. Küll on kurb, sõnas mees, et meil lapsi pole. Meil on nii vaikne. Teistes majades aga kärarikas ja lõbus. Jah, vastas naine ja ohkas. Oleks meil üks ainuski laps. Ükskõik kui väike, kas või pöidla pikkune. Ma oleksin siis ka rahul. Armastaksime teda kogu südamest. Juhtus nii, et naine haiglaseks jäi ja 7 kuu pärast poja sünnitas. Laps oli kõikide ihuliikmete poolest täiuslik, ainult mitte pikem kui pöial. Vanemad ütlesid, ta on just niisugune, nagu me soovisime. Ta on meie armas laps. Kasvu järgi panid nad talle nimeks pöialpoiss. Nad toitsid teda korralikult, aga laps ei kasvanud suuremaks, vaid jäi niisama pisikeseks, kui oli sündides. Lapse silmist paistis arukus ja ta osutus peagi targaks ning osavaks, kellel kõik õnnestus, mis ta iganes ette võttis. Ühel päeval asutas talumees metsa minema puid raiuma. Oleks nüüd keegi, kes vankri järele tooks, kõneles ta endamisi. Isa, hüüdis pöialpoiss, mina toon. Ole kindel, vanker on õigel ajal metsas. Isa naeris ja ütles, kuidas see võimalik on? Sa oled ju liiga väike, ei jõua sina hobust juhtida. Sellest pole midagi, isa, kui ema hobuse ainult ette rakendaks. Mina istun hobusele kõrva ja hüüan talle, kuhu tal minna tuleb. Eks me või ju proovida, arvas isa. Kokku lepitud ajal rakendas ema hobuse vankri ette ja aitas pöialpoisi hobuse kõrva. Siis hüüdis väike mees, kuhu hobune minema peab. Nõõ, otse edasi, paremale, vasakule. Kõik läks nagu ludinal ja vanker sõitis õiget teed pidi metsa. Parajasti, kui väike mees käsutas hobust vasakule käänama, tulid vastu 2 võõrast. Mida see tähendab? Imestas üks meestest. Vanker sõidab, voorimees käsutab hobust, aga teda ennast näha pole. See pole õige asi, arvas teine. Lähme vankrile järele ja vaatame, kus ta peatub. Vanker sõitis aga päris metsa sisse ja otse teed raielangile, kus halud virnas seisid. Isa nähes hüüdis pöialpoiss. Näed, isa, siin ma vankriga olengi. Aita mind alla. Isa haaras vasaku käega hobusest ja tõstis paremaga pojakese hobuse kõrvast välja. Poiss istus lõbusana õle kõrrele. Kui võõrad mehed pöialpoissi nägid, polnud neil üllatusest sõnu. Üks kutsus teise kõrvale ja ütles. Kuule, see väike olevus võiks meile õnne tuua, kui me teda suures linnas raha eest näitaksime. Ostame ta ära. Nad läksid talumehe juurde ja ütlesid. Müüge see väike mees meile. Me hoolitseme tema eest hästi. Ei, vastas isa, ta on mu lemmik. Kogu maailma kuld pole teda väärt. Pöialpoiss aga oli seda kauplemist pealt kuulnud. Isa riidevolte mööda üles roninud, istus isa õlale ja sosistas talle kõrva. Isa, anna mind ära, küll ma juba tagasi tulen. Ja isa andiski ta hea raha eest võõrastele.
Kuhu sa sooviksid istuda? Pärisid talt mehed. Asetage mind kaabule. Seal võin ma ringi jalutada ja ümbrust vaadata ega kuku alla. Mehed tegid ta tahtmise järgi ja kui pöialpoiss oli isaga hüvasti jätnud, asusid nad temaga teele. Nad läksid, kuni hakkas hämarduma, siis ütles väike mees. Tõstke mind maha, on tarvis. Jää aga üles, ütles mees, kelle pea peal ta istus. Ma ei tee sellest väljagi, sest linnud lasevad ka vahel sinna midagi kukkuda. Ei, vastas pöialpoiss, mina tean, mis kõlbab, mis mitte. Tõstke mind kiiresti maha. Mees võttis kaapkübara peast ja pani väikemehe tee ääres olevale põllule. Poiss hüppas ja ronis seal natuke mulla kamakate vahel edasi-tagasi ning puges siis äkki hiire urgu, mille ta oli leidnud. Head õhtut, härrad, minge aga ilma minuta koju, hüüdis ta meestele ja naeris nende üle. Mehed jooksid põllule ja urgitsesid keppidega hiire augus, aga asjata. Pöialpoiss ronis üha kaugemale. Et ilm juba üsna pimedaks läks, pidid mehed tusastena ja tühja kukruga koju rändama. Kui pöialpoiss nägi, et nad ära olid läinud, ronis ta maa-alusest käigust välja. Põldu mööda on pimedas hädaohtlik minna, mõtles väike mees. Kui kergesti võib siin luud liikmed murda. Õnneks sattus ta tühja teokarbi juurde. Küll on tore, ütles ta. Siin võin ma öö julgesti mööda saata ja istus sinna sisse. Vähe aja pärast, kui ta parajasti tahtis magama jääda, kuulis ta 2 meest mööduvat. Üks ütles. Kuidas küll rikkalt kiriku härralt ta raha ja hõbeda ära saaks tuua? Seda võin ma teile ütelda, hüüdis pöialpoiss vahele. Mis see oli? Küsis ehmunud varas. Keegi nagu rääkis. Nad jäid seisma ja kuulatasid. Pöialpoiss aga ütles jälle. Võtke mind kaasa, ma aitan teid. Kus sa oled? Otsige maa pealt ja pange tähele, kust hääl kostab, vastas väike. Lõpuks leidsid vargad teokarbi ja tõstsid ta üles. Oh, sa inimese hakatis, kuidas sina meid aidata saad, küsisid nad. Vaadake, vastas pöialpoiss. Ronin raudvarbade vahelt kirikuõpetaja kambrisse ja annan teile sealt kõik välja, mis soovite. Hästi, vaatame, mida sa suudad, olid mehed nõus. Kui nad õpetajamaja juurde jõudsid, ronis pöialpoiss kambrisse ja hüüdis sealt kogu jõust. Kas tahate kõike saada, mis siin on? Vargad ehmusid ja vastasid. Räägi ometi tasa, et keegi üles ei järkaks. Aga pöialpoiss tegi, nagu poleks ta aru saanud ja karjus uuesti. Mida te tahate? Kas te tahate kõike saada, mis siin on? Teenija tüdruk, kes kõrvaltoas magas, tõusis voodis istukile ja jäi kuulatama. Vargad olid hirmu pärast tüki maad eemale jooksnud. Lõpuks kogusid nad julgust ja mõtlesid. Väike mees tahab meid narrida. Nad tulid tagasi ja sosistasid pöialpoisile. Nüüd võta asja tõsiselt ja anna meile midagi välja. Siis hüüdis pöialpoiss veel kord nii valjusti, kui jaksas. Ma annan ju teile kõik, pistke ainult käed sisse. Seda kuulis teenija tüdruk juba üsna selgesti, hüppas voodist välja ja läks kobinal kõrvaltuppa.
Vargad jooksid minema ja kihutasid nii kiiresti, nagu oleks neil kuri kannul. Tüdruk ei näinud pimeduses midagi ja läks valgust süütama. Kui tüdruk tulega tagasi tuli, hiilis pöialpoiss märkamatult välja küüni. Teenija tüdruk otsis kõik nurgad läbi. Kui ta aga midagi ei leidnud, heitis ta uuesti voodisse ja arvas, et oli avasilmi und näinud. Pöialpoiss ronis heinakõrte vahele ja leidis endale mõnusa magamisaseme. Seal tahtis ta hommikuni puhata ja siis vanemate juurde koju minna. Ta pidi aga hoopis midagi muud üle elama. Jah, ilmas on risti ja viletsust palju. Kui koitma hakkas, tõusis teenija tüdruk voodist, et minna loomi söötma. Ta esimene käik oli küüni, kust ta sületäie heinu haaras ja just neid, mille sees pöialpoiss magas. Poiss põõnas aga nii raskesti, et ta enne midagi ei märganud ega üles ei ärganud, kui lehm ta koos heintega suhu oli haaranud. Oi hullu, hüüdis ta, kuidas ma ometi villaveskisse olen sattunud. Kuid peagi ta taipas, kus ta tegelikult on. Pidi olema tähelepanelik, et mitte jääda lehma purustavate hammaste vahele. Pärast libises ta alla makku. Sellele toakesele on aknad tegemata unustatud, rääkis ta, ja päikest siia sisse ei paista. Tuld ka ei tooda. Korter ei meeldinud pöialpoisile üldse ja mis kõige hirmsam, uksest tuli uut heina aina juurde ning ruum jäi üha kitsamaks. Siis hüüdis ta suures hirmus nii valjusti kui jaksas. Ärge tooge mulle enam uut toitu! Teenija tüdruk lüpsis parajasti lehma. Kui ta poisi hüüdu kuulis, ilma et ta kedagi oleks näinud, tundis ta ära sama hääle, mida ööselgi oli kuulnud. Ta ehmatas, nii et pingikeselt uperkuuti käis ja piima maha loksutas. Suure kiiruga jooksis ta õpetaja härra juurde ja hüüdis. Oh heldust, härra õpetaja, lehm rääkis. Sa oled ogaraks läinud, vastas õpetaja, kuid läks siiski lauta ja tahtis järele vaadata, mis seal lahti on. Vaevalt oli ta aga lauta astunud, kui pöialpoiss uuesti hüüdis. Ärge tooge mulle enam uut toitu! Ka õpetaja kohkus ja arvas, et lehmale on kuri vaim sisse läinud ning käskis ta ära tappa. Lehm tapeti. Magu, milles pöialpoiss viibis, visati aga sõnniku hunnikule. Pöialpoisil oli tegemist, et endale teed rajada ja maost välja pääseda. Parajasti, kui ta tahtis pea välja pista, juhtus uus viperus. Näljane hunt tormas kohale ja neelas mao tervelt alla. Pöialpoiss ei kaotanud julgust. Ta arvas, et hunt laseb ehk endaga kõnelda ja hüüdis vatsast. Kallis hunt, tean sinu jaoks suurepärast ninaesist. Kust seda saab? Päris hunt. Meie memme majast. Sa pead sinna solgi renni kaudu sisse ronima. Sealt leiad kooke, pekki ja vorsti, nii palju, kui süda soovib. Hunt ei lasknud seda endale 2 korda öelda. Ronis öösel renni kaudu majja ja pugis sahvris nii, mis jõudis. Kui ta oli kõhu täis söönud, tahtis ta ära minna. Oli aga nii jämedaks paisunud,
et tuldud teed enam välja ei pääsenud. Seda oligi pöialpoiss arvestanud ning hakkas hundi vatsas koledat lärmi tegema, märatses ja karjus nii, kuidas jaksas. Ole ometi tasem, ütles hunt. Sa äratad inimesed üles. Mis? Vastas väike mees. Sina sõid kere täis. Mina tahan endal ka olemise lõbusaks teha. Ja hakkas uuesti kõigest jõust karjuma. Seepeale ärkasid ta isa ja ema. Jooksid sahvri ukse taha ja piilusid prao vahelt sisse. Kui nad hunti märkasid, jooksid nad minema. Mees tõi kirve, naine vikati. Jää tahapoole, ütles mees naisele, kui nad sahvrisse astusid. Kui ma hoobi annan, hunt aga surma ei saa, siis pead sina teda lööma ja vatsa lõhki lõikama. Pöialpoiss kuulis isa häält ja hüüdis. Armas isa, olen siin, olen hundi vatsas. Rõõmus isa aga ütles. Taevale tänu, meie armas laps on jälle leitud ja käskis naisel vikati ära panna, et pöialpoiss haiget ei saaks. Ta võttis hoogu ja andis hundile hoobi pähe, nii et too surnult maha langes. Siis otsisid nad noa ja käärid, lõikasid hundi vatsa lõhki ja tõmbasid väike mehe välja. Lausus isa, mäherdust muret me sinu pärast pidime tundma. Jah, isa, olen ilmas palju ringi käinud. Taevale tänu, et ma nüüd jälle värsket õhku hingata saan. Kus sa siis käisid? Isa, olin hiire augus, lehma kõhus ja hundi vatsas. Nüüd jään teie juurde. Ja meie ei müü sind enam isegi kogu maailma varade eest, kinnitasid vanemad oma armast pöialpoissi suudeldes ja kallistades. Nad andsid talle süüa juua ja lasksid uued rõivad teha, sest vanad olid reisil kannatada saanud.